Tere! Oktoobri keskel juhtus üks huvitav seik mu elus, millest ma nüüd olen rääkinud oma tuttavatele. Aga ma mõtlesin, ma ikkagi räägin seda nüüd siin ka, lihtsalt, et mismoodi töötab üks meediaväljaanne. Ja alustame sellest, mis juhtus. Oktoobri keskel oli selline lugu, et ma sattusin Viljandisse Statoili ja kuna mul on põis, siis ma olin sunnitud urineerima ja ma läksin tualetti ja vaatasin, et keegi on prügikasti kõrvale visanud maha paberit. Ja siis ma vaatasin kätepaberi dispenserit ja kätepaberi dispenseri peale oli kirjutatud, et palun ära viska paberit WC-potti. Ja siis ma mõtlesin, et jube naljakas olukord, et WC-potti ei tohi paberit visata, aga on visatud põrandale. Võtsin telefoni ja tegin Instagrami video sellest olukorrast, et veits nagu naljakas või nii. Ja kirjutasin sinna alla selle video kontekstis, et inimesed on värdjad. Palun ära viska kätepaberit WC-potti. Põrandale on okei, selles mõttes. Postitasin selle Instagrami, möödusid mõned tunnid ja ma avastasin seda, et Kroonika on pidanud vajalikuks teha artikkel sellest. Ja artikkel oli, ilmus Kroonikas, näitleja Märt Koik läks marru, inimesed on värdjad. Esiteks, kas tõesti üks Instagrami video on nii oluline, et sellest on vaja teha uudis. Ja nüüd ma tean, Kroonikas või siis Õhtulehes töötavad inimesed, kelle tööülesanne on jälgida sotsiaalmeediat ja imeda pastakast välja uudiseid. Ma saan sellest aru. Eestis on olemas nagu adekvaatne ajakirjandus, on olemas kollane ajakirjandus, on olemas kusekollane ajakirjandus ja siis tuleb Kroonika Õhtuleht, mis on kusi. Ja minu arust on see jabur, eriti nagu sellepärast, et mulle esiteks meeldib see, et nad on võtnud pea 6 aastat vana pildi minust. Mis lõppkokkuvõttes on nagu pohhui, eks, las see olla. Aga probleem on nagu selles, et inimesed on värdjad, on kontekstist välja võetud. Näitleja Märt Koik läks marru, inimesed on värdjad. Ja nüüd andke andeks, läks marru. Ma ei ole marru läinud, palun ärge valetage. Ta ei tohi isegi väita sellist asja. Sellepärast, et ma ei ole öelnud välja, et ma läksin marru. Ärge mõelge asju välja. Aga samas see on Kroonika, siin ei ole ajakirjandusest ilmselt nagu haisugi. Katrin Lust tuleb meelde, me teeme, eks. Igal juhul, minu arust nagu kole, aga see oli minu jaoks lihtsalt jabur, et miks sükene asi on vaja paisata uudistesse. Nii, natukene aega läheb mööda ja Õhtulehes ilmub artikkel. Kolmapäev, kokkuvõte kõigest, mis täna tähtis. Ja minu see väike seik oli seal ära mainitud. Ma kõigepealt küsin, kas tõesti sellel päeval ei toimunud Eestis mitte midagi tähtsamat kui see, et mina tegin peldikus ühe video või? Kas sellest tähtsamaid asju olnud? See oli vaja kindlasti, see oli 19. oktoober oli vaja kindlasti mainida ära, teate, Märt Koik tegi 18. oktoobril peldikus video, kus ta läks marru, aga seda siin ei kirjutatud niimoodi. Siia kirjutati, eile läks näitleja Märt Koik närvi ja karjus, et inimesed on värdjad. Ja nüüd me jõuame sinna maani, kus ma olin enne et see on jabur ja veits naljakas. Lugupeetud ajakirjanik Maria Rosbaum. Käi vittu. Miks? Sellepärast, et sa valetad. Sa reaalselt valetad. Näita mulle, kus kohas Märt Koik karjub, kus kohas ma karjusin, et inimesed on värdjad. Ma nii-öelda naljaviluks mõtlesin, et torkan natukene Õhtulehte, säutsusin neile, et mulle meeldib, kuidas te reaalselt valetate. Ja ma arvasin, et nad ei vasta mulle. Ja ma arvasin õigesti, sest et nad ei vastanudki mulle, absoluutselt. Ja ma saan aru, miks. Sellepärast, et Õhtuleht on leht, eriti need interneti väljaanne,
elab nagu ikkagi kliki peal, see on puhas klikimeedia, kollane, noh, nad ei ole kollane ega kusekollane, nad on lihtsalt kusi. Selline meedia, mida nemad teevad, see töötab põhimõtteliselt kliki peal, peaasi, et selle kliki kätte saaks. Ja ongi hästi. Ja sellepärast on neil ka Twitter, et nad säutsuvad artikli ja nad saavad saada oma kliki kätte. Nad ei vaata, mis neile kirjutatakse, sellepärast, et neil on targemaid asju, näiteks valetada inimeste kohta. Vot, selline seik oli minu elus, aga ma nagu pöörasin hiljuti uuesti oma tähelepanu Õhtulehe poole ja ma nägin seda, et ajaviiteks Keit Paju on kirjutanud või noh, õigem oleks öelda, on vahendanud minu arvustuse kellapite kohta, mis on põhimõtteliselt kirjeldav artikkel, millest ma videos räägin. Õnneks pandi alla minu videolink, kus kohas ma saan YouTube'i vaatamise juurde, sest et mulle meeldivad suured numbrid. Ja kõik on nagu okei, ma saan sellest artiklist aru, eks ole, noh. Aga Keit, sa kirjutad, tundub, et Märt Koik läks jälle närvi, esimene lause. Keit, ma ei tea, kas sa meelega, kas teilt nõutakse Õhtulehes, kas töötajatelt nõutakse, et ole palun võimalikult ebaprofessionaalne. Aga ma loodan, et sa saad aru, et ma olen näitleja. Mis tähendab seda, et ma mängin teatud emotsioone. Et ma ei olnud tegelikult närvis ja üldse see tegelikult ei ole oluline. Minu video sellel formaadil, mida ma teen, just nimelt see on ikkagi formaat, mida ma YouTube'is teen. Selle formaadi osa ongi see, et ma reageerin stseenidele emotsionaalselt. On inimesi, kellele see ei meeldi, on inimesi, kes ütlevad, et see on tõmblemine ja et ma näpin oma nägu. Sellepärast, et mitte ükski teine inimene ei tee siukseid asju vahest, mitte kunagi. Ma olen ainult inimene. Siis ma loodan, et sa saad aru, et see on formaat ja ma tegelikult närvi ei läinud. Ma sügavalt loodan, et sa saad sellest aru. Aga samaaegselt muidugi mina saan sellest aru, et Õhtulehel on ka oma formaat, mis paraku on kusekollane tabloid. Nii et nüüd, ma ei tea, võtta näpust, kellel siin nüüd õigus on. Üldiselt hästi inetu seik. Eriti see, et mind häirib kõige rohkem just nimelt see, et Märt Koik läks närvi ja karjus, et inimesed on värdjad. Kui te vaatate minu Instagrami videot, siis te kuulete, mismoodi ma karjun, et inimesed on värdjad. Põrandal on okei selles mõttes. For fuck's sake, ma lihtsalt räägin hästi vaikse häälega, sellepärast ma olen üksinda peldikus, et ukse taga äkki keegi kuuleb, et mingisugune imelik tüüp on peldikus räägib. Vaikselt oma ette reaalselt rääkisin, aga tuleb välja, et see on karjumine. Et minu poolt üks suur minge perse täiesti ebaprofessionaalne minu arust. Ja üldiselt kuidagi nagu ma tunnen ennast nagu halvasti ka, nagu sellepärast, et ma andsin Õhtulehele hiljuti siukse väikse intervjuu ja ma kahetsen seda nüüd nii meeletult, sellepärast, et see on leht, mis reaalselt valetab inimeste kohta. Ja ma saan aru, nüüd on väga hea inimestele öelda, Märt Koik solvus vä? Ma ei ole solvunud, ma lihtsalt veits nagu nõutu, sest et ma lihtsalt, kas tõesti see on teie tase või? Kas tõesti käivad teil asjad niimoodi või? Õudne, kole, vastik. Ma ei tea. Putsi minge. Aga tänaseks minu poolt kõik. Kui video meeldis, visake like, kui ei meeldinud. Seal on nupp olemas, pressige seda. Ma ei tea. Tšau. Jah. Nüüd ma lähen sinna suunda. Ma ütlen, et seal on uks. Nüüd Kroonika või noh, Õhtuleht vahet ei ole, et saate nüüd nagu välja mõelda, kuna need on põhimõtteliselt üks kuradi meediakontsern niikuinii, et siis ma lähen nüüd sinna suunda uksest välja, te saate teha artikli, et Märt Koik, ma lähen kõndides, nüüd te saate kirjutada, et ma tormasin video lõpus oma toast välja. Näiteks ma praegu lähen torman. Jah. Saate artiklile, kindlasti saate clickbait ja mõtlete kuidagi.